moodustavad keskväljas niisugune võimas duo nagu 92. Karl Gustav Koka ja number 10. Merilai tõmbab väga huvitava passi, Frolov lööb selle keskele ja Merilai saab ka löögile, aga seal on plokk ees ja saab uuesti, aga see läheb siin kõrval väljakule juba. Tuuakse keskel ja proovivad kaugelt, aga seekord läks mööda. Samidu Pava. Vaatame selle olukorra ära ja Mõttus saab juba proovida ka. On vist ainult Viira, aga läheb see kasti ja seal eksivad ja Reesar saab lüüa, aga lööb selle ja liigutakse siiski ette ja saadaks ka peaga löögile. Vaatame nüüd siit, Mõttus läks keskelt. Reesar leiab uuesti Mõttuse kastis ülesse, teeb väikse konksu ja paneb ka löögi, aga Laagus oli seal hea kohavalikuga vahel. Meeldib talle natuke tõusta nende olukordade peale ja nüüd on küll võimalus. Nõmme United toob selle palli kasti, Saka saab ka selle ette panna, siis see lööb vastu on siis Velkol, aga vaatame selle ära ja Mõttus taaskord leitakse seal kasti taga ja toob ka Sendertuse kasti ja see jõuab väga hästi Mugrale. Aga nüüd Velko saab minna ja nüüd saab minna parem ääre poolt, Mugra tuleb sisse, leiab ka Pava üles ja Pava nüüd lööb lühidalt ja nüüd tuleb see kasti tagapostis, tuuakse tagasi, saadaks pea vahele ja Kala oli seal vahel, aga Kala sai pea ja siis ei kaotatakse ära sealt kastist nüüd. Ja oi, kui napilt see läheb mööda. Siiski tal debüüt tegemata. Ja nüüd küll libastub, Mõttus saab siin võtta põhimõtteliselt 1-1 ette ja paneb selle söödu Paavale, Paava läheb 1-1-ga ja kaitse oli seal vahel. Mõttus võtab nüüd ette, paneb siit mõnusa löögi, aga läheb mööda. Aga siin olukorras saab Velko ja sai päris hästi sinna. Ja pall saab seal pallis kasti tuua, siis jätab Frolovile, Frolov lööb. Ja seekord tuleb sinna taha tsooni ja saadaks ka pea vahele ja läks sisse see pall. Rasmus Kala, mees, kellest me rääkisime, kaitseliider, kaitselüli, kes lööb peaga neid olukordi ära ja on saanud Velko üheks hinnatud mängijaks, kelle ümber meeskond kellele ikka toetub meeskond ja kes hoiab seal kaitses seda asja kontrolli all ja nagu näha, siis kastis löökud liigutada ja nüüd jõutakski siit üles, Ernits viib selle palli kasti, tõmbab ka väikse konksu, läheb vasakule, paneb ise löögi ja Laagus pudista. Ja saatakse peaga löögile sealt hästi küll. Tuleb see pall kasti, Ernits paneb selle päris hea tõrje. Ja Saka saab selle palli nüüd siia kasti tuua. Ajavad seda Viigi väravat taga ja päris hea pall läheb sinna Paltsi. Ja on hädas. Ja see häda nüüd sai ka kinnitust, enam tagasiteed ei ole. Meiega Nõmme Unitedi poole pealt Koka. Täna selline väga raske mäng. Mis enda mõtted on peale seda mängu? Halvad. Ma ei tea, polegi nagu midagi öelda. Mängisime, ma arvan, et kõige kehvem mängu see aeg meie poolt, et hästi palju oli individuaalselt praaki. Siiani hooaeg väga hästi läinud, 4 mängu, 4 võitu, täna siis 1 kaotus. Kindlasti suurt morjendamist ei ole, aga mis siit kaasa võtta järgmiseks mänguks? Ma arvan, et teeme analüüsi, vaatame, mida oleks saanud paremini teha. Nüüd on jälle nädal aega trenni teha ja järgmine mäng lähme jälle võitma. Selge, aga aitäh. Ja Velko poolt Kala, tänase mängu väravaautor, eetris ka öeldud tõenäoliselt parim mängija väljakul täna. Kuidas mõtted on pärast sükest väga rasket, aga olulist võitu? Väga hea tunne kindlasti, et ma arvan, me tulime siia võidu mõtetega ja sellega lahkume ka. Väga raske mäng, teadsime, et United on liiga liider, aga sellest hoolimata suutsime ikkagi võita täna. Sina lõid ka värava täna, ründajatel jäid natuke hätta värava löömisega. Kuidas järgmisel mängul minna, mis paremini teha? Ma arvan, me tekitasime esimene poolega väga palju võimalusi, et tegelikult seal oli meie ründajatel väga head kohad, kus värava ära lüüa. Natuke ei puudu, aga siis tuli see hea korner ja suutsin seal õigel ajal õiges kohas olla värava ära lüüa. Vahepeal piisab sellest 1-0-st, et täna läks nii. Vaadates, praegu on hooaja algus, alles 5. mäng sai just läbi. Mis mõtted on kogu hooaja vaates, mis kohta taga ajate, kuidas tunne on üldiselt? Praegu 5 mängu mängitud, ehk siis tegelikult meil on siin veel
29 mängu veel jäänud, ehk siis väga pikk hooaeg, nii et me läheme mängult, me teame, et me tahame seal ülemiste kohta peale mängida ja siis me vaatame, kus me hooaja lõpuks oleme. Kas medal või pigem Premium-liiga? Vaatame, mis see hooaja lõpp toob, aga me läheme ikkagi Premium-liiga kohta mängima. Selge, aga aitäh ja palju!